Escarebit čadbeba Ezoterická voda Angazafu skrivacas Roga mene trepi que odebi No porque odebi Mene trepi que odebi Mene trepi Kaukaasia piirkonnaga kõige parema reisimisvõimaluse pakub meile praegusel ajal Air Baltic. Kiire ümberistumisega Tallinnast Riias Tbilisi. Selle reisi ainukeseks miinuseks võib pidada seda, et lennuk maandub Tbilisis sügaval keskööl umbes kella 4 ajal. Mis te arvate, kas tuleb hea reis? Muidugi tuleb, muud varianti ei ole. Aga milles selline enesekindlus? Meil on juba nii palju reise olnud sellisega, seltskorraga ja elukogemus. Jah, tuleb hea reis. Võt see oli korrektne. Ma ei kahtle hetkeks. Mis raamat? Naistekas. Naistekas? Jah. Ei ole filosoofia. Lähme Gruusias, see on meeste maailm. Ma kasutan veel juhus enne Gruusiasse jõudmist. Et enne kui päris ära pöörab. Just täpselt. Kas tuleb hea reis? Meie ei kahtle selles mitte üks aasta. Me poleks kaasa tulnud, kui poleks kahel. Tbilisi asub Mtkvari jõe mõlema kalda terrassidel Ida-Gruusia keskel. Just nimelt Mtkvari jõe ja mitte Kura, nagu paljud võõramaalased arvastavad kasutada Türgi pärast nimetust. Ilmselt on see lihtsalt suupärasem. Tbilisi asutajaks peetakse 5. sajandil elanud Kartli kuningat Vahtang esimest Gorgasalit. Ta valis selle koha uueks kuninga residendiks Iberia vana pealinna Mtseta asemele. Kindlus oli seal olemas arvatavasti aga juba 4. sajandil enne Kristust. Andrus, see on see Tbilisi kõige vanem viinamarja puu. Päris jäme teine. On jah. Вот, к сожалению, мы находимся в башне, такая несимметричная, это театр марионеток имени Реваза Габриадзе, который является продюсером, режиссером, скульптором, художником и директором этого театра, автором также этой башни. Здесь в 12 каждый день, 12 в 7 часов открывается вот эта железная завеса. Вот это вот, видите, наверху? Elene. Where are you from? No. Just eating. Do you like Georgia? Yeah. It's beautiful. Zezertbevida Shirad vixene Ragats mindoda metkva Vixene vmakra Verga vixene Radom movedi tventa Otsustasime sõita Bakurjanist Ahalkalakisse üle väikese Kaukasuse mäeahelike ja kurude. Oma teekonnal peame ületama Tskratskara kuru, mis on 2450 meetri kõrgune. Georgia Samtset-Javaheti on üks 3 lõunapoolsest Georgia piirkonnast Mkharest, mis asub idapoolse Aitšaaria autonoomse vabariigi ja läänepoolse Kvemo-Kartli ehk Alamkartli vahel. Javaheti kõige lõunapoolsem piirkond Georgias paistab silma selle poolest, et üle 90% tema elanikest on armeenlased. Armeenlased toodi Javahetiasse Vene-Türgi sõja ajal 1828-1829, kui need alad läksid Türgi käest Venemaa võimu alla.
kolmnurgad Tšavahedi, Lääne-Armeenia, Ida-Türgi on tsivilisatsioonide kokkupõrge veelgi ägedam. Samtse Tšavahetia asub loodusgeograafiliselt Väike-Kaukasuse mäestikus. Väike-Kaukasus on lõuna pool Suur-Kaukasust, sellega paralleelselt kulgev umbes 600 kilomeetri pikkune mäestik, mis on struktuurilt keeruline mäeahelike, vulkaaniliste mägismaade ja platoode süsteem. Vene-Türgi sõja ajal juulis 1828 vallutasid Vene väed Halkalaki. Järgnesid suured etnilised muutused piirkonna elanike hulgas. Tšavahetia elanikkonnast domineerisid grusiinid, nende kõrval elasid seal türklased, kurdid, aserid ja ka armeenlased. Pärast 1829. aasta Venemaa ja Türgi vahel sõlmitud Andrianoople rahulepingut asustati Türgist ümber Vene impeeriumisse Tšavahetiasse ja ümbritsevatele aladele ligi 60 000 armeenlast. Türgisse lahkusid aga türklased, kurdid ja osa asereid. Я хочу сказать, что мы сейчас находимся в Джавахете. Это моя родина, это мой край. Здесь живут люди многих национальностей. Здесь в основном армяне. Свыше 90% было раньше, сейчас чуть меньше. Потом грузины. Здесь даже есть одна семья эстонцев. Приехала женщина, вышла замуж, так и осталась. Жила здесь. Ее внучка работает у меня в нашем офисе. Помнишь, я знаком? У нас были густые леса, очень густые леса, как джунгли, грубо говоря, да? И было очень много растительности, животных разных видов. И то население, которое жило здесь, изваяло вот это, то, что я сейчас покажу, на камне. И вы удивитесь, как это в горах, и вдруг обнаруживается следующее. Вот обратите внимание, вот так. Посмотрите. Во-первых, видите, это гранаты, да? Но это орнамент чисто армянский. Это создан эпосом Армения. Но если чуточку внимательно еще посмотрите, да? Тут лев один, второй лев, да? И вот это типа стрелы и копья. То есть народ, те люди, которые здесь жили, творили добро и делали все ради мира. Maailma 10 kõige ohtlikumat raudteed, see oli number 3, kuhu olid siis kõik need lapsed ja õpetajad peale pandud, jäime ellu. Ja nüüd on meil võimalus sõita number 1. Nüüd on see Senatini kingitus veidi. Kindlasti on üheks Borjomi turismiatraktsiooniks kitsarööpmaline raudtee, mis viib kuurortisse Bakurjani. Seda kitsarööpmalist raudteed nimetatakse ka helliktavalt kukuškaks. Edasi suundumegi legendaarsesse kuninganna Tamari aegsesse koobaslinna Vartsiasse. Kahtlemata peetakse seda Georgia üheks olulisemaks kultuuripärandi vaatamisväärsuseks. Vartsiat peetakse Georgia niinimetatud kuldajastu nähtuseks. Koobaslinna ehitamine kirjutatakse tavaliselt kuninganna Tamari arvele, kuid esimesed koopad rajati tema isa kuningas Georgi III valitsemise ajal 1156–1184. Kõige mastaatsem Vartsias oli 3. ehitusperiood aastatel 1184–1205. Selleks ajaks olid tegevuses ka mungad. Saatuslikuks sai Vartsiale aga 1283. aasta maavärin. Kui kaljud, kuhu koopad olid rajatud, kukkus küljest lahti 15 meetri paksune hiiglaslik esikülg. 2/3 Koobas linnast hävis.
Seega näeme tänapäeval selle grandioosse ehitise varemeid, tagasihoidliku osa sellest, mis oli algupäraselt. Koobas linnas on 13 erinevat tasandit. Mis aastal ma valin? 1551. aastal jõudsid Vartsiasse pärslased ja korraldasid tapatalgud. 20 aastat pärast seda tulid türklased ja tapsid kõik mungad, ka haiged ja väetid. Põletati elusalt kloostri peakirikus. Klooster lõpetas tegevuse. Osmani impeeriumi võimujal elasid Koobas linnas karjased. 1828. aastal vallutas Vene armee Vartsia türklaste käest ning klooster ärkas uuesti ellu. Nõukogude ajal oli Vartsia suletud režiimiga piiritsoon ja Vartsiasse sai ainult erilubadega. Akaltsihe on Tsamtse-Tšavahhetia pealinn ja samanimelise munitsipaliteedi keskus. Tänapäeva Akaltsihe rajati 12. sajandi esimesel poolel. 1579. aastal läks Akaltsihe Osmani impeeriumi võimu alla. Kahtlemata ongi Akaltsihe suurimaks vaatamisväärsuseks kindlus, mis kandis Osmanite ajal 16. kuni 18. sajandini nime Rabat. 2011. aastal alustati kindluse ja seal asuvate hoonete ulatuslikku restaureerimist. Lisaks kindluse müüridele restaureeriti veel mošee. Projekti aitas rahastada ka Türgi valitsus, mis oli huvitatud Osmanite aja arhitektuuripärandi säilitamisest. Laiemalt. Aga sealtpoolt peab võtma. Ja nüüd see. Это в вашей группе, это делает тебя, вас доверяли? Да. Багаж, чам, багаж! Это хорошая реклама, Бил. Бутылка пива, что вот так падает. No! А тебе что-то? Эзотерическая вода, в глазах ускорится. Rogo bene trepi che lo devi, no perché lo devi. Bene trepi che lo devi, bene trepi. Bene trepi che lo devi, no perché lo devi. Bene trepi che lo devi, bene trepi. Lõvivärav peab siin kuskil olema. See kurat ju jah, veel Türgis. Ani oli Bagratuni, Bagratiidide dünastia valitsejate Ani kuningriigi pealinn 961 kuni 1045.
11. sajandil elas seal väidetavalt kuni 200 000 elanikku ja Ani võistles selliste linnadega nagu Konstantinoopol, Bagdad ja Damaskus. 1064. aastal hävitasid linna Türgi hõimud. Pooled elanikest tapeti, pooled võeti vangi. 12. sajandil ehitas vürst Sakarjan linna uuesti ülesse ja see muutus taas Armeenia kultuurikeskuseks. Ani jäeti lõplikult maha pärast 1319. aasta maavärinut. Maailmale avastasid Ani Euroopa rändurid alles 19. sajandi esimesel poolel. Kui Karsi piirkond läks 19. sajandi lõpus Vene impeeriumi valdusesse, toimusid seal ka teatud uurimistööd ja arheoloogilised väljakaevamised. Türgi võimu all on kõik sügavalt unne suikunud. Ani on olulise maailma kultuuripärandina UNESCO kaitse all, kuid türklased ei ole suurt midagi teinud, et seda ajaloopärli kaitsta, hooldada ja restaureerida. Kui pikalt ei olnud võimalik Ani külastada, siis nüüd on Ani avatud turistidele juba 2 aastat. Horvi Rapp on Armeenia apostliku kiriku klooster, mis asub Armeenias Ararati maakonnas Türgi piiri lähedal, ligikaudu 8 kilomeetrit Artashatist lõunas. Kloostris asub teoloogiline seminar ja see oli Armeenia kiriku residendiks. Maa-alune vangikong, kus Gregor valgustaja vangistuses viibis, on säilinud tänadeni ja turistidele vaadata. Ja seal asub püha Astvat Satsini, püha Jumalaema kirik, on tõenäoliselt kõige enam külastatud palverännaku sihtpunkt Armeenias. Horvi Rapp asub Pokrvedi külas Kivisel künkal. Armeenia pealinn ja ühtlasi ka riigi suurim linn Jerevan jääb Horvi Rappi kloostrist kõigest 30 kilomeetri kaugusele põhja. Klooster asub umbes 100 meetri kaugusel Türgi-Armeenia piirist. Piiritsooni valvavad sõjaväelased. Kloostri ümbruses Ararati tasandikul on heinamaad ja viinamarja istandused. Läheduses voolab Arassi jõgi ja kloostrist on vaade Ararati mäele. Kõigile tuleb silme ette postkaart Armeeniast, kus on kujutatud Ararati mäge. Suure tõenäosusega on see pilt tehtud just nimelt Horvi Rapist. Horvi Rapi klooster asub mäekünkal, kunagise Armeenia pealinna Artashahi kohal. Karni templist all orus on koht, mida nimetatakse kivide sümfooniaks. Need on fantastilised basaltsambad, mida leidub maailmas ka mujal. Karni tempel on 2. sajandist pärast Kristust pärinev hellenistlik tempel Armeenias, Karni linna lähedal. See on ainus mittekristlik tempel Armeenias, mis on üle elanud ristiusustamise. Erinevalt teistest Kreeka-Rooma templitest on see tehtud basaldist. Erinevad kirjalikud ülestähendused ja märked vanadel müntidel viitavad selle templi ehitusaja alguseks 115. aastal pärast Kristust. Samas on välja käidud ka teisi võimalikke ehitusaegu. 1386. aastal rüüstasid templit Timuri väed. 1679. aastal kannatas ehitis tugevalt maavärinus ja seisis sealt alates rusudes. Tempel taastati aastatel 1969-1975. Jerevan on Armeenia pealinn ja ka loomulikult Armeenia suurim linn. See asub Türgi piiri lähedal Ararati tasandikul, Rastani jõe kaldal. Jerevan tekkis 782. aastal enne Kristust urartulaste rajatud Erebuni kindluse juurde kuningas Arkishti esimese ajal. Jerevan on olnud araablaste, pärslaste, Ottomani impeeriumi ja Venemaa valduses. 20. sajandi alul elas Jerevanis 29 000 elanikku, neist asereid 49% ja armeenlasi on 48%. Sevan on Armeenia suurim järv, 1896 meetri kõrgusel, pindalaga 940 ruutkilomeetrit. Võrdluseks,
Peipsi järv on Sevannist 3 korda suurem ja Võrtsjärv umbes 3,5 korda väiksem. Järve ulatab Sevani poolsaar, endine Sevani saar. Sevananavanki klooster asub Sevani poolsaarel, mis varem oli väike saar. Kuni 9. sajandini koosnes klooster 2 kirikust, väiksest Püha Karapeti kirikust ja avaramast Taevaminemise kirikust. Kloostri ametlikuks asutamisaastaks loetakse aastat 874 ja asutajaks printsess Marjam. Ahalkalaki on samanimelise munitsipaliteedi keskus ja ka kohalike armeenlaste keskus, keda on Ahalkalaki munitsipaliteedi rahvastikust üle 90%. Ahalkalaki linna nimi tuleb aga gruusiakeelsetest sõnadest Ahal uus ja Kalaki linn, ehk siis uus linn. Linna põhjaservas on säilinud Türgi kindluse varemed 16. sajandist, koos väikese kupliga mošeega. Linnas on ka 19. sajandil ehitatud Armeenia kirik, kus tegutseb Samtset-Javaheti Armeenia kiriku vikaarkonna keskus.